et Eesti peab andma mereharidust, seal ei ole mingit küsimust. Ja merehariduse nii-öelda andmiseks on ka, ütleme nagu on erinevad teed, et on koolid, mis annavad nii-öelda mereharidust koolitavad laevajuhte, laevamehaanikuid, eks ole, mida ka Emera teeb. On ülikoole, kõrgkoole, ülikoole, kus on merehariduse juurde käib ka just nimelt inseneeria, näiteks laevaehitus, logistika, ka veeteede haldamine, et ma arvan, et ma ei pea siin väga nagu teid nagu veenma, vaid et kui see otsus 2014. aastal tehti, et poliitiline otsus, et tolleaegne rakenduskõrgkool, eks ole, Eesti Mereakadeemia ühines Tehnikaülikooliga, siis oli ju selge ootus, et ühest küljest peab jätkuma siis nii-öelda laevajuhtide, laevamehaanikute koolitus, mis on mõnevõrra erinev teistest erialadest, aga ülikooliga liitumise loomulikult eesmärk oli see, et tuleks rohkem ütleme, et õpe oleks teaduspõhine, ehk siis teadus-arendustegevust tehtaks. Nüüd on lisandunud ettevõtluskoostöö, et minu nii-öelda lihtne vastus või ütleme lühike vastus on, et jah, et see on väga oluline erinevate põhjustel. Üks on see, et see on Eesti mereriik, me peame seda andma ja me peame seda andma tegema seda kõrge kvaliteediga ja kuna Mereakadeemia on, ma ei hakka minema ajas tagasi, ma usun, et keegi ka siin Mereakadeemias tänastest olijatest väga ei oota seda, et kuigi siin vahepeal arutleti taas selle üle, et mida mereharidusega teha, et Mereakadeemia on olnud Tehnikaülikooli osa praegu 10 aastat ja see tähendab teaduse tegemist ja me saame selle üle arutada, et ma arvan, et see on, te olete väga õigel teel ja mingil määral ma ütlesin ka, et mingil määral te olete nagu otsinud oma kohta oma nii-öelda, kuidas öelda, mitte elus, aga nii-öelda siin maastikul, et sellele me saame arutada. Viimane küsimus oli vist, et kellega ma kõige rohkem võrdleksin Mereakadeemiat, aga selle juurde ma tulen. Ja, aitäh. Tiit. Thank you, Tiit. Moving on, I have a question for Professor Tarmo Soomere, and I know that you already touched this topic before, but maybe you can open a bit more. Where do you see the balance between very practical education and research in the field of maritime, and how can these two universities' main activities develop together so that practical education doesn't fall behind and is supported by, from one side, from theoretical education, and from the other side also by research? Thank you very much for this question. This is one of the questions which I actually expected. I mean, balance could also be treated in the way of kind of psychological attitude. But if you rely on numbers, then the balance today in Marine Academy is towards practical teaching, which is not totally wrong. At least two of curricula which Marine Academy is teaching have relatively little to do with science. But within university, there must be balance of three things: teaching, science, and service of society. And if teaching predominates and science is sitting in a further fourth position, this is simply not sustainable. If you look at numbers, Marine Academy academic personnel published today on average less than half of paper per each year. This level was acceptable about 20 years ago when target financing started, when it was requested that each person who deserved target financing had to publish 3 papers in 5 years. This is in garbage bin of history. So this is not competitive today. And the curricula in Marine Academy, which are not connected with training of captains or engineers, they must be very much science-based. So I think that the next step in development of Marine Academy is reaching the balance of those things, so that the science is not somewhere in the backyards compared to teaching. Thank you, Tarmo.
Ja, aga läheme edasi. Tarmo, ülikooli uus arengukava, et see on kuidagi sätitud niimoodi, et ta peaks aasta lõpuks valmis saama ja uuel rektoril on selle kokkupanemisel ka väga oluline roll. Ja nüüd juhul, kui sind valitakse ülikooli rektoriks, siis mis on selles uues arengukavas sinu sellised 1-3 prioriteeti? Eks ma need juba ütlesin ära, et 3 aspekti tasakaalustatud areng, õpe, tippteadus ja ühiskonna teenimine. Neist suurim on praegu ühiskonna teenimine, õppimises ja teaduses on enam-vähem hästi teada, kuidas seda suurepärasel tasemel teha. Õppimises on juba jõutud, teaduses on nii-öelda see viimane koera sabast üle saamine jäänud, aga ühiskonna teenimise sisustamine nii, et sellest ka laiad ühiskonnakihid aru saavad. Nii, et tipp-poliitikud näevad Tehnikaülikooli möödapääsmatu arvamusliidrina kõigis diskussioonides ja kõik, mis sellega kaasas käib, et see on äärmiselt suur ülesanne ja kui seda ülesannet ei lahenda, siis ei ole lootust, et Tehnikaülikool säraks Eesti kõrgharidusmaastiku taevas. So moving on with a question for Professor Teitland. We already opened a bit this new period and all the goals. So how do you see yourself supporting the development of Emera in the new period? Okay, so the most populistic word would be providing funds or money, but I'm joking, but yeah, well, in the end, it will come to basically resources, and that is how university can provide resources to Maritime Academy. And now the question is which resources and for what? So yeah, we already have touched upon the next period of university strategy or development plan. I once again would like to emphasize the importance to reach out our research and to reach out more to industry, to companies, to enterprises. So I think this is important for the Maritime Academy to do that, so that in addition to providing high quality education, to be valuable partner for outside industry companies. And also in that sense, I think the portfolio of your cooperation agreements with outside partners should increase. And now the question is, what can the university do? What can, rectorate do? I mentioned our regulation of finances. I mentioned academic career model. This is where to support cooperation should be considered. And I would compare, perhaps, I mentioned about where university, the university centrally supports the activities are. Once again, I mentioned these just recently created centers, focus centers of excellence. So Maritime Academy is part of one out of 6. What we have so far, we have this is Smart Sea. I wish that the Center of Smart Sea would be or will be like center, what we have, a Center for Smart Cities. I point here that to have more collaborations on again with outside partners. And to finish up this question, I would say that success, that the Maritime Academy, this is in your hands. Basically,
your success if I see that you have motivated people, and this is what the university can do. So that I am not telling you that everything would be solved if rector gives few $100,000 from the rector's reserve, and everything will be solved, and everything will be and you will basically be best in best maritime academy, maritime school in the full Europe. I think the role of the university leadership and the full university is to support with basically regulations which support activities what you are good at, and of course there are also mechanisms to support. But once again, I would say that your success is in your hands, and I'm sure that you will be successful with the help from university. Nii, aga läheme tagasi eesti keele peale, et Tiit, küsin siis sinult niimoodi, et sa tõid ka oma tutvustuses välja, et inimestel ja inimesel on väga oluline roll siin ülikoolis, et ükstapuha siis kas akadeemilisel, mitteakadeemilisel kohal. Ja laevas on samamoodi, et igal inimesel oma roll ja teatavasti laeva juhib kapten, aga ainukesena üksi kapten sellega hakkama ei saa, ehk tal on siis ka meeskonda vaja. Ja see küsimus, mis meile siis on saadetud, ongi siis põhimõtteliselt püüab aru saada või sinult välja õngitseda, et kes on see tiim, kellega sa hakkad ülikooli nimelist laeva juhtima, kui sa valituks osutud? Võtta niimoodi, et pool tiimi on kindlasti seesama, kelle hulka kuulud ka sina, Roomet. Ehk siis ma pean väga oluliseks seda aasta tagasi, nüüd varsti aasta tagasi jõustunud, nimetame siis ülikooli, tehnikaülikooli, jah, see oli põhikirja muudatus, aga mis puudutab siis laiemalt, jah, nimetame siis ülikooli rektoraati, kes siis on nagu tegevjuhtkond, ja ma olen selle aasta jooksul, ma usun, et ka Roomet, sa võid, ma näen su vähemalt, et ma tunnetan, et see on nii-öelda vastastikku on olnud nii-öelda kasutoov, et me oleme ühes tiimis, ma pean silmas, et rektoraat ehk siis rektor ja prorektorid ja kantsler kuulub sellesse seltskonda, et pool tiimi on nii-öelda on paigas, teisest poolest tiimist kindlasti osa praegusest ka rektoraadis kindlasti osad jätkavad kas samas rollis, et ma võin jah, kui nüüd saladusloori natuke kergitada, siis ma olen tegelenud nii-öelda ka uue õppeprorektori otsingutega, ja ma usun, et ma saan seda peatselt tutvustada, aga ma võib-olla et ma teeks seda niimoodi, et inimesed kuulevad seda, kõik kuulevad seda ühe korraga, aga jah, et osa tiimist kindlasti jätkab, aga ma tegelikult, et ma ei taha, et ma lihtsalt praegu, et mul ei ole konkreetselt ka need vastused, ja ma olen otsustanud, et õppeprorektor saab paika kindlasti 9. maiks ja kindlasti ka need valdkonnad, mis meil on, need jätkavad, ettevõtlus ja teadus. Aga millises koosluses seda ma ei oska, ma lihtsalt tõesti ei oska praegu, ma ei ole sellega praegu sellise kujul tegelenud, aga õppeprojektorid ma luban teile kindlasti enne 9. maid. And now moving on, I have a question for Professor Tarmo Soomere. I'm sure there will be changes, some bigger, some smaller, but do you consider it necessary to change the academic structure of the university, and why? And how do you see the role of Maritime Academy in this? If you look at the existing academic structure, it's exceptionally heterogeneous. The largest unit is almost 10 times larger than the smallest unit. This is not good from the general theory of governance. It should be changed, but stressing immediately that
I'm not a fanatic of changes just because of changes. I think, and I'm pretty much convinced that a good atmosphere for work, non-toxic atmosphere for work, it's more important than formal numbers. So whatever changes in the structure would be, they must be based on almost consensus or qualified majority, and they should not be categorized as making true dreams of some single people. The existing structure has been evolved under quite strong constraints. So 10 years ago, there were a few faculties in the university who were totally, I would say, out of development. And when Rector Jaak Aaviksoo came in, he found the only way to normalize situation by means of massive redividing, redistributing in the academic structure. So Tiit Land has restored very nice working atmosphere. So the basic principle is that don't fix a thing which is working, but there is clear, I would say, opinion in several departments of university that the structure should be better balanced. In this sense, the Marine Academy is the very smallest structure. It has clearly potential of massive expansion given Estonia as a marine country, and as you know, Lennart Meri has told nice words that a country which is open to the sea cannot be termed as a small country. We are a big marine country. And our problem is that we don't really have fleet to serve as a marine country. So this is pretty much also a political discussion. And I think that the fastest progress for Marine Academy would occur if your leaders are pressing on governmental level on changing of taxation of marine traffic and associated things. So Estonia has now chosen a very unequal position in this field, and I think that this should be changed, but it can be only changed based on recommendations of experts in the field. So putting it very shortly, no big changes in structure are necessary. Some would probably be useful, and Marine Academy must grow. Nii, aga muudame keelt. Tarmo, küsimus sulle, et kuidas vähendada ülikoolis bürokraatiat? Jah, et see bürokraatiaga võitlemise meem on täitnud suure osa Eesti ühiskonnast. Kui nüüd tulla tagasi selle juurde, et kui palju ülikoolis tegelikult bürokraatiat on, siis viimase 5–10 aastaga on alamastme juhi töö läinud kordades kergemaks. Tänu veebipõhisele iseteenindusele, juhi iseteenindusele, sellele, et kõikvõimalikud paberid niipea kui on algus tehtud, lähevad ise keerlema, ei vaja peaaegu üldse vahele segamist. See, et allüksuse aasta aruanne on tehtud äärmiselt lihtsaks eeltäidetud vormide kaudu, siis tuleb kirjutada ainult mõnisada või äärmisel juhul 1000 tähemärki seda, mis on olnud kõige vingem saavutus möödunud aasta jooksul ja võib-olla kohendada tekkinud vead. Et see on võib-olla märkamatu töö, mida ülikooli administratsioon on aastaid teinud, ja enda vaatekohast ma ütlen, et mitu tundi nädalas on mul tööd selle tõttu vähem. Kuskil on bürokraatiat juurde tekkinud, finantseeskiri on viidud nii keerukaks, et
et see vajab mitte ühte, vaid mitut doktorikraadi, et sellega toime tulla. Ma ei ole kindel, kas seda peab avama. Jälle, kui mingi asi on tööle hakanud, inimesed on ennast sellele vastavalt sättinud ja eks ta peegeldab siiski teatava hetke reaalsust ülikoolis. Küll aga matemaatikuna julgen ma öelda, et ma tean väga hästi, kuidas valemid tekivad ja kui vigased nad on. Et mul on pigem vastupidine üleskutse, et seda, mida tuleb parandada, ei tule küsida rektori kandidaatide käest. Rektori kandidaadid on tegelikult kahe tule vahel. Ülikooli, vastavalt ülikooli põhikirjale strateegilised valikud teeb ülikooli nõukogu ja rektor peab neid ellu viima või ta tagandatakse. Nii lihtne see ongi. Aga see, kuidas asju tehakse või kuidas käivad ka finantseeskirja järgi asjad, selles osas on väga suur sõnaõigus kõikidel inimestel, nii akadeemilistel kui mitteakadeemilistel töötajatel. Kui te näete, et midagi on väga valesti, andke teada. Ja selles mõttes ma saan aru, et minu käest ei saa küsida, kes võiksid olla prorektorid juhul, kui mind valitakse. Aga ma saan ühte öelda, et ma ootan väga prorektori kandidaatide pakkumisi teaduskondadest ja ka Mereakadeemiast. Et nad tuleksid oma programmiga ja siis me istume maha ja arutame, kas see sobib sellega, mis on minu arusaam ja kas see sobib ka sellega, mida nõukogu ülikoolilt soovib. Ma arvan, et nii on nii-öelda värskelt mängu tuleval mustal hobusel õige toimida. Aitäh! Now moving on, if I may, I have a question for both candidates. Yes. So a bit related to the previous topic, but touching also the bureaucracy and the support staff. And I know that there's numbers of support staff and academic staff. This is always under discussion and how, what kind of share there should be. The number of support staff at Emera has decreased over time, which puts more pressure on leaders to manage daily work. So we have in university, we have discussed about this leadership quality. And do you see this trend as a problem, and how important do you consider the quality of leadership and the focus of leaders on strategic development, especially when also supporting you? Please, maybe we can start with Tiitland. Yeah, well, first part of the question regarding the number of support staff at the academy. May I ask, what is currently the ratio of academic and non-academic staff at Roomet, you can help that. Yes, we have altogether 100 employees, which of non-academic staff is, I think, 26 or something like that. 26. Okay. Okay, that's I see it. That's a problem. Well, if you take at university-wide, roughly we have 2,300 employees, and roughly 55% are academic and 45% are non-academic. And this actually, I think this reflects the situation, but also Roman mentioned that you are located outside of the main campus, and obviously you don't have you don't have you can't keep up the same ratio. Well, and actually you shouldn't. But the question is now how much of support you get from the main campus, from central administration. So I think I don't know if this 25% or 26% or whatever is too low, or it might be sufficient. But the question is once again, how much of support you get from the central administration. And I wouldn't say that you should also have 45% of support staff, because we have central administration for the whole university. So I think the problem will be there that if you
don't get enough support from the main campus of central administration, and that puts pressure on academic personnel who is doing, like as Tarmo Soomere mentioned, that his workload has diminished a couple of hours, which is good. But if this is each week, yes, but if now the question but if the situation here at the academy is that actually your academic staff gets more and more workload because you are not supported sufficiently from the central administration, then that's a problem. So how to solve that? I think it would be wise to sit together. I know that you are discussing this with our director of administration because she has under her responsibilities half of the central administration, and then the second half is under the vice rector for academic affairs, research, and entrepreneurship. I think we should look at the numbers and to find solutions where we can support you more. And I know that, finally, the question will be whether you should be, well, I'm not telling anything that you should not be here, but whether it is wise to be for the academy in this building, or if we look when we develop our campus at Mustamäe, to move over there, that would solve certain problems. But yeah, there are. I see a problem the problem is if you feel that you are not getting enough support from central administration, but you are actually entitled to get. Oh, sorry. Before we move on to Professor Tarmo Soomere, how you feel about this leadership quality? What was the second part of the question? Can you repeat? And what is the leadership of? Since the leaders are more related to daily work or daily activities, they have no availability. Yeah, well, that's definitely a problem. Because if you are doing work what you ideally are not supposed to do, then that puts time pressure on you, and that's definitely not good for quality. But once again, if we talk about leadership quality, then I can tell you that this is also something which is the responsibility of university central administration to support, to have courses or classes or programs for to teach and increase leadership skills, experiences, and we're currently working with that. So we will come up with. We just had a month ago had a discussion with Tead Rahov. There will be a new program for targeted on young leaders. Thank you. Please. There are basically two aspects of the ratio or balance between academic and non-academic personnel. Some of non-academic personnel is necessary for functioning of the units or Marine Academy or departments. So I think that the number of those persons must be more or less balanced in different units, with the exception that very small units typically need some more resources just to be functionable. So there cannot be large discussions about this, but different specialities need different resources and different number of supporting people to be taught properly. So teaching of, say, philosophy or mathematics, it's cheap, but teaching of engineering is very expensive, and teaching of medical doctors is even more expensive. So this diversity of not only traditions but necessary supporting personnel, it should be taken into account when people are counted. Just general count, academic and non-academic, doesn't give the right picture about what is happening. Leadership skills.
The leader is self-explaining word, so he or she must be able to inspire and motivate the entire team. Leadership skills can be trained, and this must be done systematically. I think in this sense, producing good scientific manuscripts, it's also a skill which should and could be taught, and there are technologies for that, and they are widely known. So developing leadership skills, they are well-known technologies. How to write a good scientific paper, they are less well-known technologies, but they do exist also in our university and they are being taught regularly. Nii, aga aeg lendab armutult, meil on jäänud 19 minutit, ehk siis me jätame mõned küsimused vahele ja Kristeliga mõlemad siis küsime ettevalmistatud küsimustest viimased ja siis on võimalus saalist ja Teamsist ka inimestel küsida. Aga minu viimane küsimus, Tiit, sulle, et millise ülikooliga meid kõige rohkem võrdled ja miks? See on väga hea küsimus ja ma mõtlesin selle, kui ma selle küsimuse sain, et nagu ma ütlesin, et Emera on, ütleme, siin tuleb vaadata ajalugu. Kui võtame praegu see Emera ajaloo, et Emera on 1. septembril täitus, eelmisel aastal täitus 10 aastat, eks ole, Tehnikaülikooli koosseisus. Ja enne seda oli Emera siis rakenduskõrgkool, valdavalt mereharidust andev rakenduskõrgkool. Ja kui me nüüd paneme selle nagu ajajoonele, et 10 aastat tagasi Emera liitus ja kus ta täna on, et kindlasti mingil määral jah, et Emera otsib oma kohta, ma ei tea öelda, mitte elus, see oli metafoorine, vaid otsib, eks ole, oma kohta Tehnikaülikoolist laiemalt ja ka loomulikult nii-öelda väljaspool Tehnikaülikooli. Te olete väga aktiivsed olnud just nii-öelda teaduse arendamisega, teil on juba mitu professorit, teil on väga palju doktorante, esimene doktorant on kaitsnud ka doktoritöö või on juba 2 äkki, võib-olla ma võin siis ma ei ole teist maha veel maganud. Praegusel hetkel ka olete loomas uusi õppekavasid, programme, kaasa arvatud magistriõppekavad, mis on juba selgelt suunatud nii-öelda teadusele. Et kui ma nagu sellesse ajahorisonti paneksin, siis ma nagu ei võrdleks teid mingi, ütleme nagu merekooliga. Ma mõtlesin, et on ju olemas ka merekoole, mis on puhtad merekoolid ainult, ütleme kõrgkoolid, aga on väga tugevad ülikoolid, kus on, mis puudutab, kus on merendusõppe ja ennekõike ka inseneriõppe, laevaehitused. Ma arvan, me sinna praegu veel väga ei trügiks, eks on Aalto on meil siin kõige lähemale, Taani, Norra, NTNU, eks ole, on vist maailma tippülikoole selles valdkonnas ja võib-olla mõned Poola nii-öelda ülikoolid, mis annavad mereharidus, aga ma võrdleksin teid võib-olla arengu mõttes ei ole üldse kuidagi nii-öelda, ma arvan, Eesti kontekstis võib-olla tõesti nagu Tallinna Ülikooliga. Et kuna ma ise olen Tallinna Ülikoolis arengu nagu läbi teinud, et seal on, kui Tallinna Ülikool moodustati, siis olid erinevad partnerid, kes nii-öelda siis nad hakkasid otsima oma kohta, nad otsisid koostööd hästi palju omavahel. Kristel mäletab ka seda Tallinna Ülikooli aegadest ja kus toimusid ka struktuurimuudatused, teaduse areng pandi rõhku teadusele ja ma arvan, et võib-olla Eesti kontekstis on võib-olla minu jaoks võib-olla kõige võrdud, mis mul pähe tuli, see ei ole, et ma ei võrdle selles mõttes, et üks on Tehnikaülikooli koosseis rohkem tehnilised erialad, meie merendus on taga seotud, eks ole, tehnilise infrastruktuuriga, et Tallinna Ülikool on rohkem humanitaar, aga nad on, võtame nagu sellise arengu koha pealt, et ma usun, et see ei ole kohata võrdlus ja ma arvan, et see on areng on olnud muljet avaldav. Ja aitäh, muuseas Tiit siin saalis istub päris mitu inimest, kes on Tallinna Ülikoolist oma diplomi saanud ja minul oled sa isegi kätt surunud, kui ma seal magistridiplomi sain. Aga sajandi vilistlaseks.
Yes, and last question from my side. Now for Professor Tarmo Soomere. And you know that every organization has some crisis, some bigger, some smaller. Tallinna University of Technology, some of you I'm sure remember about 6 years ago had a big public or crisis related to one European Commission project where this project management and maybe also the communication inside the team wasn't very clear, and some aspects related to salaries were not clear, and people got a bit anxious, so they went to the journalists. And after that, the university had quite problematic period where the European Commission audited most of the projects and had a kind of very tough period related to that. So how you feel, what the university learned from this crisis, and what we should do differently to avoid that kind of challenges in the future? This is actually a question probably not to me, but to different parts of university. But I can only tell what I would have learned if I would have been, if I had been part of this, and what I have told after that to my young colleagues. And this is very simple. If somebody has decided that some kind of research has to be documented in a particular manner, then you just have to do so. There is no other option. It's like if somebody is wishing to buy, I don't know, skis, and you sell something different. So this person will not buy from you anything else. Those projects, they had very clear history. Somebody has applied for a grant, knowing the condition, then won the grant, and then not fulfilling the conditions of documentation. So I understand that academic freedom, etc., is all nice, but we are living in a real world under clear legal frameworks. And if somebody gives you money with condition that this must be documented in a particular manner, then you do so. That's it, full stop. Thank you so much. And I think this is with everything, not only with research projects, but when we also serve the wider public and everything, we need to serve what is expected, and so thank you. Ja, Tiit, palun. Ma võib-olla kommenteeriks selle nõndanimetatud nurksi juhtumit, et absoluutselt Tarmoga nõus ja nii see on ja selleks on ka muudetud projektide haldamise eeskirja kõik, et kõik oleks tehtud ka automatiseeritud, aga ma arvan, et ka oluline, mis selle juhtumi puhul on õppida, see, et ühest ma arvan, et ka Tehnikaülikooli tehti liiga, pingutati üle ja süüdistati süsteemses pettuses, korruptsioonis, mis on väga räige süüdistus, mida prokuratuur hindas, ei leidnud neid momente, et seal ülikool peab ikkagi sellele vastu seisma ja lõpuks see kõik on, mis on ülikooli jaoks ju kõige üks olulisemaid on ka ma rääkisin inimestest, aga tema maine jälle, maine tuleb kõik inimestest, et kuidas ka tegeleda sellise olukorrast nagu potentsiaalse maine kahjuga ja sellele vastu seista, et ma arvan, et seal peavad olema mehhanismid, aga veel lihtsalt et võib-olla enamus teist ei tea, aga et mis veel sisse viidi pärast seda nõndanimetatud õnnetut teha, et see Nurksega natuke võib-olla nagu halvasti näidatakse Nurksele, et Nurkse on nüüd teebki niimoodi, et ma arvan, ka vale, et seal üks projekt, mis oli Oogi projekt, kust hinnati pärast veel projekte auditeeriti väga palju, ei leitud selliseid puudusi või rikkumisi, mis oleks viinud tagasimakse nõueteni. Aga on ka viidud sisse, ülikool on ka viidud sisse vihjeliini, kus saab anda vihje ja seda siis siseaudiitor, kes on sõltumatu, sellega tegeleb, et see on natuke laiem teema, et ülikool kindlasti peab seisma oma hea maine eest ja ma arvan, et seda siiski suutsime, Tehnikaülikool suutis teha, aga tehti ka palju kahju.
Aitäh veel kord. Meil on nüüd selline napp 10 minutit aega küsimusteks saalist ja Teamsist. Andke julgelt märku, kui teil on küsimusi emmale, kummale või mõlemale kandidaadile ja palun kasutage mikrofoni ka, siis meid kuuldakse Teamsist. Nii, nüüd olen. Katre Koit, õppedirektor, mul selline küsimus mõlemale lugupeetud rektori kandidaadile. Kuna te mõlemad oma selles tutvustuses rõhutasite seda, et järgmisel perioodil mõistetavalt küll ka tuleb nagu rohkem tähelepanu siis suunata sellele inseneeriale või inseneride väljaõppel. Aga teadupärast siis ka ülikooli üks vastutusvaldkond on transporditeenused, mis on selgelt Mereakadeemia valdkond. Et kas te näete, et see valdkond võiks saada ka sellise teiste vastutusvaldkondadega sarnase tähelepanu osaliseks? Ja kuna aeg on napp, küsin teise küsimuse kohe siia otsa. Et jälle see transporditeenused, me pakume täna siis õpet ja siis ka siis teaduspõhist õpet rakenduskõrghariduse ja magistri tasandil. Aga selleks, et seda teaduspõhist õpet üha rohkem sisse tuua, on oluline ka, et meie inimesed siis ka doktoriõppes õpiksid, lõpetaksid. Parastat on see võimalus olnud, aga meil ei ole oma doktorikava. Meil on peaeriala siis inseneerid. Et kas te näete, et transporditeenuste valdkonnast võiks tekkida iseseisev oma doktoriõppekava? 2 pikka lohisevat küsimust. Aitäh! Et inseneeria on laiem kui masinate ehitamine. Ja laevandusega ja transpordiga seonduv käib ikka väga suure sabaotsaga inseneeri alla. See on punkt 1. Punkt 2, mida annaks juurde omaette doktoriõppekava? Et väga paljudes tõsistes ülikoolides on neid õppekavade arvu, doktoriõppekavade arvu vähendatud miinimumi peaaegu 1-ni. Et doktoriõppe, mille sisu tehakse vastavalt laekunud kandidaadile. Et ma nagu ma näen doktoriõppekavade arvu suurendamist, ma näen lihtsalt bürokraatia suurenemiseni. Et see on mu enese kogemus laborist, et me sisustame õppekava iga doktorandi ja tema juhendaja soovidele vastavalt, unistustele vastavalt. See on palju lihtsam, toimib. Jah, ma olen sellega suuresti nõus, et küsimus ei ole võib-olla doktoriõppekavas, vaid küsimus on, et kas on olemas Mereakadeemias või siis nii-öelda koostöös teiste teaduskondade instituutidega on olemas vastav kompetents. Doktoriõppe eelduseks on see, et peab olema vastav kvalifikatsiooniga juhendaja, eks ole, ja see juhendaja peaks olema ju kas Mereakadeemia seest või siis olema kaasjuhendaja ikkagi ülikoolist, et see ei oleks lahendus, et me hakkame võtame doktorantuuri ja mõtleme väljastpoolt juhendajat, seda ei luba ka meie doktorantuuri eeskiri. Et ehk siis, kui nüüd, ma tulen natuke selle juurde tagasi, et kus Mereakadeemia on praegu väga agiilne, mis on positiivne, otsib uusi koostöövõimalusi ja ma arvan, et see peaks olema selline nagu evolutsiooniline, et kui kompetentsid tekivad, arenevad välja, küsime, kas me peaksime neid arendama nüüd välja, esimene küsimus oli, et kas me peaks seda suunda strateegiliselt toetama. Ma ei oska selle praegu vastata, sest me peame, ütleme, et kas me peaksime panema ressursi, et me loome sinna nüüd ilmtingimata arendame välja uurimisrühma koos potentsiaalselt professuuriga, ma ei tea, 5-10 aasta jooksul. Seda tuleb vaadata ikkagi nagu kontekstis, mis on need erialad, mida te välja arendate, mida teil on tegelikult esimeses järjekorras vaja, et teha prioriteedid. Ja inseneeria puhul on ma arvan ikkagi suur probleem on ju see, et see tuleb ikkagi täna väljaspoolt, et meil on suur defitsiit inseneride, tehnoloogide üle ja see on see, mis on kirjas Tehnikaülikooli seaduses, et Tehnikaülikool peab tagama Eesti inseneride tehnikateadlaste järelkasvu, et me peame siin selles mõttes panema prioriteedid paika, aga kui ma ütlesin ka, et kui õnnestub luua ja käivitada ja luua toimiva insenerihariduse sihtkapital, see on väga lai, nagu Tarmo ütles, et see on inseneeria on väga lai, et sinna võivad mahtuda ka
hoopis muud alad, et IT mahub see kindlasti alla. Ma lihtsalt täpsustaksin, et ma tegelikult aiman küsimuse tagapõhja, et Mereakadeemia tunneb, et ta ei saa piisavalt doktoriõppel raha ja kohti. Et see on vist see tegelik probleem. Et see probleem kannatab nüüd küll lahendada. Aga see probleem lahendatakse teistmoodi, et koolitatakse doktorantide juhendajaid. Et seda oleme me ka meie laboris palju juurde teinud, et me angažeerime doktori teiseks või see kolmandaks juhendajaks kellegi, kes vajab vastavat koolitust ja pärast selle rolli täitmist saab ta reaalse juhendamisõiguse ja siis saab sinna ka rahasid suunata, et see käiks niimoodi. Nii, aitäh. Ma lihtsalt mõned numbrid ütlen juurde, et Mereakadeemias 5 aastat tagasi oli 1 doktorant, täna on neid doktorant nooremteadureid 24 või 25. Ma parandasin doktorante. Jah, doktorante. Ja professoreid oli 5 aastat tagasi 0 ja täna on neid tenuuri professoritena kohti kohe 5 täidetud 3 ja kokku siis professori ametinimetust kandvaid inimesi vist oli 8 siin, eks, et ja kohe on mitmed veel liitumas. Aga meil on nüüd üheks küsimuseks veel aega, et andke julgelt märku. Kui ei näe, siis... Äkki ma võin ise küsida viimase küsimuse. Ja see on nüüd mõlemale kandidaadile ja küsin eesti keeles. Et kui te peaksite mingite selliste omaduste pärast soovitama siis valida teie vastaskandidaadi, et mis see teie arvates teie vastaskandi selline suur pluss on, mille pärast just tema peaks valima? Rahulik meel, väga soodsa tööõhkkonna loomine terves ülikoolis ja pikk perspektiiv praktiliselt 10-15 aasta peale. Väga hea, ma nimetan siin mitte ainult nagu teaduse, vaid ka laiemalt teadus kuulub sinna hulka maailmapildi nii-öelda haldaja ja omaja ja väga suure kogemusega ütleme teaduse valdkonnas ja ka nagu ta ise ka Tarmo mainis, et ta on olnud isegi põllumajandusse mainis, millest mul ei olnud, mida ma ei teadnud, et ma arvan, selline laiemalt nagu interdistsiplinaarse kogemusega, ma arvan, see on väga suur hea omadus ja pluss. Aitäh! Ja aitäh! Mererahvas on täpne ja kell on 16:28, et me jõuame teha ühe aplausi ja siis meened üle anda. Natuke süsivesik.